Nii, alustame siis daamidest, noorematest. Triin Vasli, palun, astume ligi. Triin on selles mõttes õnnelik inimene, et ta on Hiiumaal natuke õnnetu inimene, et tal ei ole õhtul kuhu koju minna. Ta otsib oma kodu juba pikemat aega ja kui teil on täna kodu talle pakkuda, mõistagi soodsa hinnaga. No ikka jah. Mitte öelda niisama. Siis võite Triinule tänase õhtu kingituseks anda päris oma kodu. Algul üürib, pärast ostab ära. Amet on tal hea, sellega saab hakkama. Ilmi Jaksli, täitsa hiidlane. Mina juba plaksutaks, need on nii toredad. Mõelge, kui te tuleksite ise ja teile keegi ei plaksutaks. No kurb oleks ju natukene. Ilmi on nüüd inimene, palun. See tool on täitsa sulle siin. Sobib, kui kõigile sina ütlen, et Hiiumaal vist olla niimoodi kombeks. Ilmi teab kõike vallavalitsemisest nii täna kui eile. Siis ta teab ettevõtluse putitamisest kõike, siis ta on pühendunud vanainimeste tulevikule ja pidi püüdma ka kala väga hästi. Vastab tõele. Miks ei ole Hiiumaal, see oli eile õhtune arutelu, miks ei ole Hiiumaal mitte kuskil näha tee ääres silti, et müüa värske lest? Kuskil isegi Kihnu peal pidi olema. No sellepärast, et värske lest on meil poes kalevõrk. Kõik tunnevad ju seda, teavad, et sealt saab värsket lesta. Selle nad lähevad kõrgessele sadamasse, saavad sealt. Viimati oli see kiri Koger. See on juba kala mõnitamine, jah. Aga mõned söövad vist ka seda. Lestaajastul on see muidugi eriti piinlik. Nii, meil on üks daam veel siia istumas. Las ma nüüd mõtlen, kus tema on. Kus tema on? Käsi püsti. Katrin, kes meil nüüd oli? Ma juba unustasin. Kaja, jumal küll, me pole Kaja kohtunudki varem. Sellepärast mul tõesti. Kaie Napir, palun. Siin on tool ja kõik, kes te olete Hiiumaal kinnisvaratehinguid teinud, siis Kaie on neid kas vahendanud või siis olnud kuri vähemalt, et tema ei saanud vahendada. Kui kaua on tegelikult juba seda ametit peetud? 14 aastat. 14? Praegu on head ajad või pigem mitte? Nii ja naa. See tähendas, et väga head ei ole tõlkeks. Ja üks härra ikka ka sobib siia väga hästi. Andres Taukar, perekonna nimi Reeda Puhket suguvõsa, aga tuleb natukene tõestada ka, kes on siis isa. Andres, palun. Liiga kaugelt see tulemine ei olnud. Vähemalt daamid võiksid ju plaksutada siis. Nii. Ja tulime siis sealt mitte väga kaugelt. Muide, need on mikrofonid, nendega saab rääkida, et võtke nad juba eos endale pihku. Võtke see, kus see tuulekaitse on peal, et siis on natukene rohkem lootust. Et ärge minge jagelema selle ühe mikrofoni pärast. Nii. Andres, tulek on sealt samast 3. sadamast. See on vist Tuletorni sadam või kuidas seda rohkem tuntakse? Tuletorni kai. Tuletorni kai. Ja armastus Hiiumaaga tegelikult on ju oluliselt vanem. Mäletan, et olete laulatatud aastast 2008, oli nii? Täpselt nii. 2008. Ja Kõpu oli siis see piirkond? Jah, Kõpus oleme siiamaani niimoodi sisse seadnud ennast kahes kohas. Ja Haare muudkui laieneb? Võib ka nii öelda. Ida pool ei ole seal mõnda sadamat juba silmapiiril? Aitab. Hästi. Siis on see aja küsimus. Lõpuks on sellest ainult 10 aastat saanud ja natukene peale. Meie tänase arutelu teema on, kellele kuulub Hiiumaa ja katsume minna siit natukene ka sissepoole ehk siis vaadata, kes siia kipuvad, kas neil üldse on midagi siin ette nähtud, kas tegelikult ka neid keegi ootab siin või mitte. Need on vanad head küsimused, mis hiidlastele ikka pakuvad ka saunalaval lõputut arutelu. Aga kellele see Hiiumaa siis tegelikult kuulub? See on ju tegelikult ka väga põnev küsimus ja hommikul Andreski helistas, oli teinud ilusti kodutööd ja tuletas meile meelde tegelikult selle kõige suurema Hiiumaa maaomaniku nime ja see ilmselt ei tohiks kedagi üllatada, aga me võime selle korraks veel välja hõigata. Andres. RMK. RMK. On see probleem? Kuidas Andres tundub? Hea küsimus. See tänane päevakord, kui me sellest eile rääkisime ja teemat kuidagi fokusseerisime, siis tundus, et jääb kuidagi kinnisvara keskeks. Aga tegelikult ju küsimuse laiemas mõttes, et kellele see Hiiumaa siis kuulub, esimene vastus võiks ju olla hiidlastele. Aga kui järgi mõtlema hakata, siis mitte päris. Et palju jõujooni ja selliseid käsuliine käib ju Hiiumaalt mööda. Et küsimus selline, et kas hiidlastel peaks olema rohkem sõnaõigust oma saare osas või mitte, kuidas seda teostada, minu arust vääriks nagu arutamist. RMK juht saab siin ka juba esimese tou kätte, tähendab tema otsustada pole suurt midagi. RMK juht istub küll Lääne-Virumaal, jah, mitte Tallinnas, sest RMK peakontor on Sagadis, aga noh ikkagi. Küsimus selline, et kuivõrd hiidlased ise oma saare peremehed on. Et küsimus tegelikult. Ilmi, kui vaadata natukene ringi, siis see on väga intrigeeriv küsimus ju, kui palju, isegi kui me formaalselt oleme siin peremehed ja just kui otsustame iseenda asjade üle, kui palju neid tegelikke peremehi siin on ja kui palju neid hoovakesi mujal. See on küll üsna laialivalguv küsimus, aga äkki tekitab mõne mõtte?
no ja, et muidugi me saame vaadata seda sellest aspektist, et Hiiumaa maaüksused ja kui palju protsenti sellest kuulub hiidlastele või mitte hiidlastele, aga mina tuleks ikkagi tagasi selle juurde, et mis puudutab nüüd kinnisvara. No küll, me jõuame sinna ka veel kindlasti. Kinnisvara on ju üks asi, eks ole, ega RMK on ju ka kinnisvara lõpuks, et see on ju ka katastriüksuse tunnused ja nii edasi, tohutud suured lapikesed, eks ju, aga see õigus selle maa üle on ju ka kinnisvara puhul oluline, kas pole? No õigus kinnisvara üle, tegelikult nii hiidlastel kui Hiiumaa külalistel on õigus käia RMK metsades marjul, seenel ja minul isiklikult on täitsa hea meel, et need metsad ja maad on olemas. Selles mõttes, et neid ei ole, et sinna ei ole rajatud peale kinnisvara arendusi. Kaie, kui ma vaatan seal kuskil Facebookis ringi, siis seal on selline tore grupp, kus aeg-ajalt jälle mõni metsaärikas hõikab, et olge nii kena, öelge mulle, kus saaks ühe väikese metsatüki osta või saaks vähemalt maha raiuda selle kõik, eks ole. Kas nad sama innukalt helistavad teile ka? Praegu enam mitte. Nad on lihtsalt kaotanud lootuse, selles on asi. Jah, pigem. Mis tähendab ühtlasi ka seda, et keegi ei taha müüa selleks? Ikka müüakse, metsatehingud on päris palju olnud, aga Miks nad siis lootuse kaotatud? nad helistavad otse omanikele. Neid on lihtsam ära lollitada ja rääkida Just. sobiv hind. Nii Just. ongi. Jah. Kui palju on Hiiumaal lolle inimesi, kes lasevad ennast niimoodi tilist tõmmata? Hinnaga. Enam mitte väga palju, ma olen teinud väga suurt selgitustööd. Tõsi ka? Jah. Kuidas see käib? Kas nagu valimisteel poliitikud käivad talust tallu? Inimestega rääkides ikkagi. Aga need kõned ei ole raugenud tegelikult. Ei. Nii et Neid võrku tuleb langeid on järjest vähem. Aga kui ma küsin nüüd maakleri käest, kuidas need proportsioonid välja näevad, kuidas Hiiumaa tegelikult jaotub omanike vahel, kas on mingisugune ummärane selline ettekujutus, et nii palju näiteks tallinlaste käes, nii palju on hiidlaste endi käes, riigil nii palju ja siis veel kellelgi naa palju? Või ei, seda ma ei oska öelda niimoodi. No tallinlaste käes on oluline osa või ei ole? Ei ole. Kui oluline on mitteoluline osa? Kas me räägime siin mingisugustest murdarvudest? Või ei oska võib-olla protsenti välja tuua, aga Hiiumaale tuleb rahvast igalt poolt, mitte ainult Tallinnast. Triin, kas oli selline mõte ka, et alustaks hoopis Tallinnast otsinguid, et äkki on Hiiumaal kellelgi mingisugune väikene pesakene, et saab hoopis seda niimoodi Tallinna rahva seas juba ära jagada? Mis sa mõtled, see töötab, jah. Et mina Tallinnas olles, et kas ma juba hakkasin otsima? Nojah, ei pea minema üldse sinna uste taha koputama, vaid tegelikult on peremehed ju Tallinnas, saab nendega seal ära vormistada tehingud. Esimesena ma olin ise Tallinnas, kui ma hakkasin otsima. Natuke lähemale mikrofoni kõik. Aga ma vaatasin esmalt seda kinnisvaraportaale, on ju. Et kui vaadata üürikinnisvara, siis seal ei ole absoluutselt mitte midagi, et Hiiumaale üürikinnisvara leida on nagu eriti keeruline. Ja ainus, mis ma leidsin, olid nagu müügis olevad majad. Aga niimoodi kohe osta ei taha, pigem tahaks kõigepealt ennast siin sisse seada, vaadata, kuidas tunne on ja siis üks hetk jõuda ka selle ostuotsuseni. No hästi, ma anname siis sinu näitel nüüd selle loo siis nii, et kõik saavad kaasa arutada. Mida sa otsisid Hiiumaalt? Millist kodu või pesa, olgu siis üüriks või ostuks? Ma otsisin Kaied ja Pästi, ma olen temaga mitmeid maju vaatamas käinud. Nii. Mul on hästi oluline, et see oleks looduses, et oleks ümber metsa, sest mul on ka 2 koera, kellega ja mulle kohutavalt meeldib matkata. Et siis oleks et ta ei oleks niimoodi Kärdlas või Käinas või kuskil sees, vaid et oleks avarust ja ruumi ja õhku ja samas maja suurt ei taha, et kogu see kütmine on ka päris kulukas siis. Et väiksemat maja, 2 inimesele, 2 koerale, saun, avarust, õhku võiks Hiiumaal olla kerge leida, aga ei ole. Sa arvasid, et see künnis oli küllalt madal selleks, et sulle tullakse kandikul pakkuma? Ei, ma selles mõttes jah, ma nii optimistlik ei olnud, et keegi tuleb ja pakub, aga jah, ta ei ole ikkagi nii lihtne leida, et isegi otsid ja küsid ja uurid, aga ei ole. Andres, kas need kujutelmad kunagi väga ammu meenutasid samu kriteeriume natukene? Meenutasid küll. Me tegelikult hakkasime oma suvekodu otsima üle Eesti ja maandusime mingil põhjusel emotsiooni ajel
Hiiumaale ehk ma olen neid kinnisvara. Võime veel rääkida, jah? Aitäh. Kinnisvara kuulutusi jälginud siis sellest ajast alates ja aeg-ajalt ikka pilgu peale heitnud ja võib küll öelda, et kui võrrelda teiste maakondadega, siis Hiiumaa kinnisvaraturg on peaaegu olematu, mis on mõnes mõttes hea. No nii, jõuame nüüd asjani. Mõnes mõttes on hea, et kes on siia tulnud, jääb siia pidama, et ei lähe ära enam. Et see tähendab seda, et siin on elanikkond, inimesed elavad, kellele see koht meeldib, kes siit ei taha ära minna. See loob mingi väärtuse selle kohale. Ehk kui see kord juba siia siseneda, siis enam ära minna ei taha. Ja see on ju tore. Ehk siis tuleb lihtsalt see künnis ületada ja leida see koht. Andres, ilmselt sai ka otsitud ja kui ikka tõesti tahad seda õiget asja otsida, siis tuleb mõningad objekte ikka läbi käia ka. Kas selline mulje ka vahepeal, nagu üldiselt mõned räägivad, et ega hiidlane tegelikult ei tahagi müüa, ta tahab lihtsalt kontrollida, kas ta maja maksab nii või naa palju. Ega see huvi on või ei ole. Kui see ikka uberikule peab 300 000 hinnaks, no siis ei saa minna tehinguks. Ma olen aru saanud, et hiidlased üldse ei taha midagi müüa. Et nagu äri tegemine väga nagu selline populaarne tegevus siin ei ole. Triin, alla 300 000 ei saa mitte midagi. Ma olen sellega kursis. Väga hea. Kai, aga sellest jutust siiski Triinul tuli välja, et natuke ju sai mööda mingisuguseid objekte käidud. Järelikult midagi, mis olid ligilähedased, ikka pakuti. Oli nii? No midagi me vaatamas käisime, jah. Midagi käisime, jah, aga palju on ka vaata suvekodusid. Ja. Et kui ma otsin aastaringseks elamiseks, siis see ei õnnestu nagu. No mis seal siis valesti oli? Sein oli ühekordne või? Aknad ühekordsed, küttekolded, nagu suvila ikka. No see oli ju kuulutuses ka kirjas. Mis sa lähed sinna siis torkima Eesti inimeste rahu, kui ei sobi? Aga seal ei elanud kedagi sees. Seal ei elanud kedagi sees. Küll, aga kui me räägime sellistest majadest, mida tõesti võiks kasutada elamiseks, kas siis on müüjaid või tegelikult ei ole? Kai? On, aga selliseid maju on siiski suhteliselt vähe, kuhu saab kohe elama minna. Et ikka nõuavad mingisugust tööd enne. Ilmi, sina kui igapidi hiidlane, räägi, mis hiidlase peas toimub, kui jutt näiteks on olude sunnil maja müügist? Mis hiidlase peas toimub üleüldse, et ta hakkaks mingisugust maja müüma? Et siis kõigepealt on ta mõelnud mitu aastat, et kas ma ikka müün? Ehk läheb ikkagi tarvis endal. Vaata, hiidlane on siuke, et ehk läheb tarvis. Isegi surnud varese pistab ju taskusse kevadel. Ja sügisel viskab ära, et ei läinud tarvis. Et mina ise müüsin korterit niimoodi, et ma nagu tükk aega mõtlesin, mitu aastat mõtlesin, et aga äkki mul läheb ikka tarvis, äkki lapsed tahavad tulla kunagi Hiiumaale. Kommunaalid muudkui jooksid ja nii mõtles ja. No jah, ja siis muidugi, eks ta ikka võttis nagu raha ka see korteri niisama pidamine ja siis lõpuks mõtlesingi välja, et müün maha. Et võib-olla selle maja müügiga on umbes sama lugu, et kõigepealt võtad tükk aega hoogu, et hakkan müüma. Ja siis hakkad müüma ja siis on näiteks olemas niisugune KVES on niisugune tore kalkulaator, mis ütleb sulle, et oi, ma aitan sind, ma arvutan sulle välja selle müügihinna, mis see enam-vähem sul võiks olla. Vaatad, pole paha. Panen selle, ma päris selle hinnaga ei pane, ma panen natukene alla. Et see kalkulaator näitab suurt raha? See näitab suurt raha, just nimelt. Ja siis paned selle suure rahaga sinna ülesse ja selgub, et üldiselt Hiiumaal tuleb ikka väikse rahaga müüa, kui sa tahad müüa. No nii, nüüd me jõuame siis keset seda valu kohe. Kaie, missugused need kurioossemad lood on, kui kaua on hinda langetatud mõne objekti puhul, kuni lõpuks on jõutud tehinguga sinna, kus on tulnud siis ostja vastu? 55-24-ni. 55 000 ja 24 000 müügihind. Yeah. Kui kaua selleks läks? 7 aastat. 7 aastat? Yeah. Ostujõu koefitsient, Andres on majandusmees, oskab kindlasti arutada siin, muidugi on oluline ka, millisel aastal müüki pandi ja millal maha müüdi, aga see on päris katastroof. Mis näoga lõpuks siis sinna notarisse läks omanik? Ei, ta oli lõpuks ikkagi päris õnnelik, kui ta aru sai, et ega ta rohkem ei saa. No tegemist oli väliseestlasega, et nendega on üldse kõige keerulisem. Miks nendega keeruline on? Üle poole hinnast on emotsioon. Üle poole? Üle poole. Siis oligi jagatud 2 ja veel natukene maha? Just. Ja nii ongi täpselt? Yeah. Kui palju väliseestlased müüvad praegu või välismaalased müüvad praegu kinnisvara Hiiumaal? Et me kohe teaks, kuulutuse juures on väike märge, see on väliseestlane, pool maha ja siis veel natuke. Enam ei ole väga palju. Pole midagi müüa või nad ei taha müüa?
no lihtsalt ei ole enam müüjaid. Neid on väga vähe järgi jäänud. kas see tähendab, et nad hoiavad veel midagi või nad on kõik juba maha müünud? On maha müüdud ja osadel on lapsed üle võtnud ja neid vanemaid inimesi lihtsalt ei ole enam. Andres, kas seal sinu piirkonnas, räägime siis Kõpust või räägime ka siinkandis, on neid, kes hauvad mingisuguseid müügimõtteid? Me veel ostumõteteni läheme, aga praegu räägime müügist. Ja mis need põhjused on, kui üldse on? No pean ütlema, et Kõpus on meil üks naaber, ta elab kilomeetri kaugusel ja me kohtame üks kord aastas. Et ega ma ei tea, kas ta kavatseb müüa. Ja teisi naabreid ei ole, nii et ma ei oska öelda, kas seal keegi tahab müüa. Ja no Orjakust ei tea ma suurt midagi. Et pigem ma ütleksin küll sedaviisi, et korterite hinnad tunduvad olevat võib-olla isegi madalad Hiiumaal, aga selline talud, metsakohad, need on ikkagi pigem üle keskmise Eesti hinna Hiiumaal. No Triinu jaoks läks asi vahepeal veel natukene sandimaks. Ei, ma noogutasin ja mul on täiesti, ma mäletan, enne ma vaatasin ka, ma olin kahe vahel, et kas Hiiumaa või Lõuna-Eestist, mul on Lõuna-Eestis sugulased. Ja siis Lõuna-Eestis, issand, selle raha eest on ju, sa saad, ma ei tea, 60 000-ga sain mingi Häärberi juba. Triin, viimane uuring tegi selgeks, et need lõunaeestlased on lätlased tegelikult, nii et ära sinna mine. See ei ole päris normaalne koht, aga Hiiumaal peavadki olema tõenäoliselt natukene kallimad hinnad. Andres, kas sul on mõni nõuanne tekkinud Triinule, et kuidas ikkagi jõuda selle tulemuseni, et ega siis, kui käiakse ka mööda metsi siin ja käiakse mööda sotsiaalmeediat ringi, et kuule, kas sa tead kedagi, kes teab kedagi, siis vahest on natukene vähe aktiivsust või milles asi? Muidugi on. Et kõigepealt ühekordsete akendega majale tuleb panna kahekordsed aknad ja vatti seina ja tuleb leida üks sõbralik ehitaja, kes aga kui ma tahan üürida? Üürida välja või endale siis? Sa otsid üüriks? Üürida endale. Et siis ma ei hakka panema aknaid ja ehitama. Siis tuleb mõni teine saar otsida. Ja täpselt nii ongi. Meil on siin suved küll väga ilusad, aga see teine aknakord võib tegelikult ikkagi vajalikuks osutuda küll. Kas mingisuguseid tendentse Kai on näha turu peal, et asjad liiguvad mingisuguses suunas, mis puudutab seda kõige ihaldatumat vara, millest me praegu siin räägime? Ei oskagi öelda, kõik mis tuleb on väga juhuslik. Nüüd see tundub, et see on nii tohutu valu ja vaev see maakleri ameti pidamine. Ei ole. Ei ole? Ei ole. Tehinguid siis ikka tuleb või? Tuleb ikka. Väga hea. Jõuame siis sinna, kus tuleb tehinguid Hiiumaal. Tuleb korteritest. Praegu eriti hästi, kui tuleb müügile mõni korter, siis see läheb ka üsna ruttu ära. Ükskõik kus? Põhimõtteliselt. Tõsi ka? Ja. Korteriturg on kahanenud olematuks. Tahan kuskil seal Emmastes müüa korterit ka kohe ostja olemas. Maapiirkondades võib-olla natukene rohkem aega, aga üleüldiselt küll, jah. Kas korterit hindavad omanikud natukene realistlikumalt kui neid maju? Praegu on selline aeg, et korteri eest võib küsida mida iganes. Tõsi ka, see on kõva lause, see läheb kindlasti pealkirjaks siit sellest arutelust. Jah, vaatasin just statistikat teile ja kõige kallim korter sellel aastal on müüdud 64 000-ga. Ilmselt see ei asunud Emmastes. Ei, see oli Kärdla korter. Aga... Vanasti öelda 1 000 000 krooni selle kohta, see on kõva sõna. Jaa, väga kõva sõna korteri kohta. Missugune see korter oli? Iga üks võrdleb oma korteriga praegu, selles mõttes on see vajalik. Kas maksab 1 000 000 või ei maksa? No. See oli üks 4-toaline väga hästi korda tehtud korter. Mikrofon natuke lähemale, omapärane, jah, ütleme niimoodi. Omapärane sageli on see, kuhu väga paljud inimesed ei taha minna kunagi teist korda elus enam. No, nii et nõudlust on. Nõudlust on. Kes tunnevad huvi? Kes ostavad? Huvitundjad on igasuguseid ju. Mikrofon natuke lähemale, mul korduv sõnum kõigile. Et, no eelkõige praegu noored, kes oma elu alustavad, kes maja ei jõua osta. Nii ja naa. Tõsi? Et tuleb ka väljast. Ja on ka vanemaid inimesi, kes näiteks oma maja tahavad ära müüa. Et ei jaksa maja pidada enam, otsivad ka kortereid. Triin, kas korteri mõte on ka läbi pea käinud või põhimõtteliselt ei ole see sinu tee? On ikka läbi käinud. No. Kui maja ei leia, siis pole nagu varianti. Siis on see 7 aastat vahepeal jälle mööda läinud ja ka korteritinnad on seal, kus praegu on kahekordsete akendega talud omad. Ei, ma olen jah kortereid ka vaadanud, aga kuna mul on ka 2 koera ja ma olen tohutu nagu ma tahan enda ümber sükest avarust ja õhku ja metsamaad, siis see ei ole nagu, ütleme nii, ideaalne variant.
no ilmselt ei ole kellelegi üllatuseks, kui mööda Hiiumaad sõita, siis liiga palju meil korrastatud kortermaju ei ole. Meil on juba ilusaid muidu maju ja hooneid ja inimesed on tõesti vaeva näinud ja siin Kassari peal vist vast ei leiagi enam ühtegi erandit. Aga kas see on ka ostjate jaoks probleem, et maja ise näeb välja kuidagi nagu 70-ndatest? Ja ikka. Aga ikka võib küsida mida iganes. No seal nüüd oleneb sellest, et kas maja tahab ise oma jõududega korda teha maja või võetakse suured laenud peale. Kui on oodata suuri laene, no siis ei saa küsida mida iganes. Ilmi, selline asi nagu rekonstrueerimistoetus on majadele ju täiesti olemas ja ilmselt ettevõtlikkuse tunnusmärkidega inimesed on uurinud ka selliseid võimalusi ja eile me rääkisime ka telefonitsi, et vist oled ka ise olnud osaline selles protsessis ja pigem vist käega löönud. Kas oli kuidagi niipidi? Ei, mitte nii, et oleks käega löönud, et olen praegu ka korteri omanik ja meie korteriühistu tegelikult võttiski endale konsultandi ja proovib seda Fredexi toetust ka saada. Aga see on pööraselt raske. No asi on ilmselt ka selles, et meie Hiiumaa kortermajad on niisugused suhteliselt väikeste korterite arvuga, et siis korteri kohta see kulu tuleb ikkagi üsna suur. Aga mis ei tähenda seda, et meil seda huvi ei oleks, et minu teada, ma ei tea, Omar teab võib-olla rohkem, aga minu teada 3 kortermaja vist teevad selle taotluse. 3 kogu Hiiumaa peale? Ei, mitte kogu Hiiumaa peale, aga Käina. Käina peale? Ja. Nii, ja kui räägime kogu Hiiumaast? No siin ma jään vastuse võlgu, palju siin neid on, aga Kärdla näide on näiteks see, et üks korteriühistu tegi selle ilma Kredexi laenuta selle soojustuse ja selle oma maja nii-öelda korda ja ilusaks väljast poole. See ei saanud ka väga suur maja siis olla või oli tavaline? Ta ei olnud väga suur maja, jah, see on seal Tormi Konsumi juures. Et see sama valge maja seal maante nurga peal kohe, see ilus maja, jah? No nüüd on ta ilus maja, jah. Ta oli tükk aega hästi kole maja. Väga hea. Kaie, kas sellises majas korteri eest võiks küsida juba rohkem kui 64 000? Seal ei ole selliseid korterid, mis nii palju maksaks. Nad on väiksemad lihtsalt selle pärast. Väiksemad just. Hea küll. Meile rääkisin sellise mehega nagu Elmo Harjak. Need, kes on üritanud Swedbankast võib-olla laenu saada ja tegelenud ettevõtlusega, teavad seda meest ja see oli tähelepanuväärne. Ma isegi praegu mõtlen tagantjärele. Tema ütles hoopis, mitte Ilmi ei öelnud, et me lõime käega, sest see on nii kuradi keeruline. See operatsioon ja ta on ka arvutaja mees. Pangas üldiselt töötavad inimesed, kes natuke oskavad arvutada. Ta arvutas kokku, mida tähendab nende konsultantide, nende kõikide teiste palkamine väikese maja korda tegemiseks. Tundus, et see asi on miinusmärgiga. Võimalik, et ka see on põhjus, miks üks maja otsustas ise ilma selle toetuseta leida need võimalused ja see maja korda teha. Ilmi, võib see nii olla? See vist oli jah nii, et sealt võeti ka intervjuu nende käest, et siis minu meelest oli see Hiiu lehes, et tõepoolest nad arvutasid läbi ja leidsid, et sellel ei ole mitte mingit mõtet selle Kredexi toetusel. Andres, jääme korraks nende samade kortermajade juurde. Me ei ole rääkinud sellises seltskonnas, kes tuleb siia tööle ja tahab midagi teha ja ega siis me teame ka seda, et Hiiumaalt endalt ei ole ka liiga palju tööjõudu valida, kui tihtilugu on vaja ka üsna lihtsat tööd teha ja see probleem on tegelikult olemas. Ärme räägi ukrainlastest, räägime nendest inimestest, kes tahaksid elada normaalsel viisil. Kas korraliku kodu puudumine, üürikodu puudumine on probleem siia inimeste meelitamisel, kas vähemalt on see jutuks oma vahel ettevõtjate seltskonnas? Ma tegelikult ei ole ettevõtja. Ma ei oska seda öelda. Ostab siin sadama ja... Aga ma olen teinud edukalt kaugtööd siit Hiiumaalt. Mu töökoht on Tallinnas ja viimased 5 kuud ja 3 päeva on õnnestunud ilma pikaajaliselt Tallinnas viibimata asjad ära ajada. Aga see on juba uue aja märk, mille siis taud on kaasa toonud, mitte kinnisvara või tööturu loogika. Nii et kaugelt on võimalik tööd teha. Mõnda tööd muidugi ei ole, aga nüüd küsimus, et kui palju Hiiumaal peaks olema tööstust või kas peaks olema tööstussaar ja kas siin oleks vaja tööstustöölisi ja konveiereid ja muud sellist asja. Ja töötajatel elamispinda. Kas sellist asja on saarele vaja või mitte, see on nüüd omaette küsimus. Hea küll. Ilmi, kas tundub, et vallal on praegu mingi tegutsemisplaan? Et me teame, et jah, see on eesmärk ja me püüame kuidagi soodustada ka seda, et inimesed, kes siia tulevad, leiavad siit eest üürikodu, olgu siis Triinule või kellelegi teisele. Seda plaani on arutatud ja sellest suunas mõeldakse edasi, sest et ütleme nii, et jah, et päris tööstussaareks teda kujundada võib-olla ei ole vaja, aga olemasolevad ettevõtted, tööstusettevõtted
on ikkagi hädas sellega, et kui nad tahavad tööjõudu juurde võtta ja inimesed oleksid valmis Hiiumaale tulema, siis nagu Triingi ütles, et kõigepealt tahaks ikkagi üürikorterit. Ja seda üürikorterit tegelikult võtta ei ole. Ja siin ongi omavalitsus ka seda asja arutanud, et oleksid niisugused üürikortermajad vähemalt Käinas ja Kärdlas. Näe küll, kas need siis on või neid ei ole? Neid hetkel ei ole. Aga mis siin siis arutatakse nüüd nii pikalt? Me teame, et on olemas riigil ka pilootprojektid ja sealt on saanud mõnedki omavalitsused raha ja neid pole üldse vähe olnud, neid omavalitsusi. Miks Hiiumaal ei ole? Praegu ei saa KredExist No sai varem, siis ka arutasite lihtsalt. Siis ilmselt veel ei arutatud. Arutati küll, ütleb volikogu liige, keskerakondlasest liige. Nii, aga see on juba eraldi teema, siis ärme siis seda mine. Ma saan aru, et meil on arutamisfaasis asi. Kas praegu on mõni plaan vähemalt, mida selleks teha, et homme oleks pilt natuke parem? No võt, siin ma praegu omavalitsustegelane üldse ei ole, nii et seda peaks küsima tõepoolest siis kas vallavalitsuse liikmete käest või volikogu liikmete käest, et kas need plaanid on läinud tõsisemaks või mitte, et mina olen nagu investor konsultandina selles osas natukene tegutsenud ja meil on siin kohtumisi olnud saarlastega, kes nagu sellel suunal on tegutsenud, et ma väga loodan, et tegelikult planeeringutesse need kohad leitakse ja need kortermajad tulevad, kust saab siis üürida. Jätame need kortermajad praegu sinna paika. Räägime laenust ka natukene. Triin, ma kujutan ette, et sa uurisid võib-olla natukene enne, kui sa hakkasid kõiki neid plaane pidama, et millised võimalused üldse oleks Hiiumaale kinnisvara ostes, ärme üürimisest praegu räägi, ostes saada laenu. Kas pangas tehti mingisugune kindel näotüüp ka pähe, et asi oleks kuidagi nagu ilmekam? Ma uurisin, kui ma laenu saamist uurisin, siis ma tegelikult tol hetkel uurisin Lõuna-Eesti kohta. Läksin nagu selle mõttega panka ja öeldi samamoodi, et oi, nii raske on saada Lõuna-Eestis, aga ma istusin sinna maha ja rääkisin oma loo ära ja mulle öeldi, et jah. Vaadati passi, et sünniaasta on päris selline tagasihoidlik, et saab maksta küll veel 3, 40, 50 aastat ja tervise juures ka 60 aastat. Järelikult noor inimene võiks saada selle laenu. Jah, aga ma ei oska nagu enda koha pealt seda öelda, aga ma olen kuulnud juttu, et Hiiumaale vist on see nagu veel keerulisem ikkagi see laenu saamine. Veel keerulisem kui Lõuna-Eestisse, Kaie, noogutus. On küll. Miks siis ometi? Kas nad ei näe seda potentsiaali, seda merd, neid kajakaid, lahte, praamiliiklust, kõike? Ei. Miks nad ei näe? Pimedad on. Otsustajad on ju kõik mandril. Äkki peaks seal ka natuke seda kodutööd tegema, käima pangast panka ja rääkima, et neil on täielik mingisugune vale arvamus asjast. Vaevalt see mõjuks. Milles asi on? Kas nad vaatavad seda lihtsalt, et Tallinnast nii mitu sõidutundi, nii kaugel ääremaa tempel küljes edasi ei aruta? No panga oluline huvi on ikkagi asi kiiresti maha müüa, kui vajadus peaks tekkima. Likviidsusprobleem. Just nimelt. Andres, tuttav teema? No olid ajad, kui pangad toppisid laenu ja nüüd on teised ajad erinevatel põhjustel. Vist ei ole see mikrofon jälle ei tööta. Aga kindlasti see rahapesuafäär on laenuturule oma jälje jätnud. See pani veel nagu kõvema tou sellele. Tundub küll. Ehk siis enne veel oli lootust, aga nüüd keegi pesi kuskil raha ja Hiiumaal enam kinnisvara laenuga osta ei saa. No kindlasti on laenuturg muutunud olulisel määral peale seda. Millised argumendid võivad olla pankuriäradel nagu olulised? Kas see, et toimub üldse tehinguid? Te kõik teate, kui Maa-ametist vaadata, kas on mingisugused tehinguid tehtud või mitte, siis alla 5 tehingu teile ei näidata üldse, mis tähendab, et seal on ilusad tärnid. Te võite vaadata, kas aastas on üldse tehtud Hiiumaal tehingut ja näete tärn. Ja niimoodi enam jooksebki. Kas likviidsuse paranemine, Kaie, oleks see asi, mis sunniks panku ümber mõtlema või pigem mitte? Ei, ma ei arva, et see mingisugune argument lootus, et kuidagi õnnelikuma näo peaks pähe tegema, me peame Hiiumaa eest võitlema. No, laenuteema ongi väga õnnetu teema praegu. Kas siis saab, on üldse mõni juhtum olnud, kus saab siis laenu või? No saab. Mille jaoks saab? No, mille jaoks sai, kui me räägime tehingutest? Viimati 1 korter. Aga saab siiski ka majade peale Seepank ja Cooppank annavad laenu suhteliselt paremini. Jälle väärtuslik teadmine. Ja Luminor Pank ja LHV ütlevad, et Hiiumaa ei ole üldse laenukõlbulik. Tõsi? Mitmeid tehingud on sellepärast ära jäänud. Ja Swedbank, kellel on vist endiselt väike aparaat ka seal keskväljaku ääres? Swed vaatab väga, millele ta laenu annab ja kellele ta laenu annab.
ja nendel on vanusepiir oluliselt alanenud. 50-aastane näiteks ei saa enam laenu, sest on vana. Nii et see mees, kes sellise auto ostis kunagi uuena, see võib rahulikult nagu öelda, et see ei ole see koht, kuhu üldse tasub minna, et kui ise oma raha kokku või laenab kui lastelt või mis iganes. Just. Okei. No küll, siis on laenuga ka veel natukene kehvasti. Elmo Harjak ütles mulle eile Swedbankast, et asi on võrdlemisi lihtne. Kui tahad uue maja ehitamiseks laenu saada, et sul on krunt siin Hiiumaal, siis unusta ära. Et see põhimõtteliselt ei lähe mitte. Kui sul on maja, mida ehk tuleb renoveerida natukene, no panna näiteks 2- või 3-kordsed aknad sinna külge, siis veel kuidagi pidi on võimalus midagi saada. Korter on lihtsalt likviidsem vara, ütles ta mulle ka otse, kuigi tema ei tea ka otseselt midagi sellest eralaenu turust. Tema on ikkagi ettevõtetele rohkem pühendunud, siis seal on ehk mingisugune võimalus. Nii et asjad ei muutu või ei ole muutunud. Aga viimati on see hea, sest nüüd me tuleme selle teise poole küll juurde, mis tähendab, et kas siin üldse peab olema aktiivne kinnisvaraturg. Ühed inimesed tulevad, teised läheb maakler, muidugi nälga, eks ole, peab minema põllumajandusse tööle, võib-olla, eks ole, kuidagi pidi saada võileivale midagi peale. Ei jää nälga. Aga kas kuskilt otsast on hea meil ka, et hiidlased ei müü? Kaie? Aga nad ju müüvad tegelikult. Minul on stabiilselt 100 objekti. Nii et ikkagi müüakse. Võib-olla tahavad teada, mis hind on. Kuidas? Võib-olla tahavad lihtsalt teada, mis hind on selle Oi, objekti. ei. Ikka müüakse. Ilmi, kas see jätkub nüüd jällegi, pöördun kui hiidlase poole, et tahaksid saare pealt nüüd ära minna, ükskõik kas olude sunnil või mitte, aga lihtsalt elu sunnib seda müüma. Ei ole mitte ühtegi paremat plaani, aga kuskil Tallinnas on rohkem tööd. On see endiselt nii, nagu vanasti oli või praegu natuke näitab märke? No selles mõttes Hiiumaal see tööpuudus on ikkagi vabariigi väikseim, et noh, sellepärast hiidlased ei lähe saare pealt ära ega müü eriti palju. Et noh, ühesõnaga see on väike osa, kes sellepärast müüa tahab. Et pigem on tõesti niimoodi, et maju müüakse sellepärast, et saaks korterisse ja kortereid sellepärast, et saaks majja. Saaks majja, et noh, võib-olla kuidagi niimoodi. Ja see töötab pa. No räägi, mis kõva häälega, kui vahepeal ei tööta. Noormees pingutab, mis kole, need. No võtame teise mikrofoni. Et selles suhtes ma ikkagi näen nagu siin natuke seda probleemi, tulen korraks tagasi selle laenu teema juurde, et mis siin aitaks, et see kinnisvaraturg oleks pisut elavam ja neid objekte oleks võib-olla rohkem liikumises ja Hiiumaa saaks ka kaardil, et seal on toimunud nii ja nii palju tehinguid. Et noh, seda on siin varasematel aastatel ka arutatud. Et kuna see on puhas matemaatika, see laenu andmine, mis siis sõltub sellest, võrreldakse analoogiliste tehingutega, kui neid siin Hiiumaal tehtud ei ole, siis on raske, eks ole, siis teine on see likviidsus, et kui kiiresti saab selle teoreetiliselt maha müüa ja kui see liikumine on väga aeglane, noh siis ei saa, eks ju. Ja seda kiirendaks see, kui meie kinnisvara ostaksid need inimesed rohkem, kes ei vaja laenu. Et siis muutuks tegelikult laenu andmine paremaks, et noh, nii ta on, lihtsalt matemaatiliselt tuleb see niimoodi välja. See kõlab ju samamoodi, et miks nad kooki ei söö. Ehk siis mõned inimesed peaksid lööma käega vastu otsasid, miks ma küll ei taibanud ilma laenuta ostmisele, mõelda. Ja korteri puhul, et noh, mul käis ka päris palju neid noori inimesi, noori peresid, kes tahtsid nagu seda korterit osta ja ütlesid, et noh, ma olen täitsa kindel, et ma saan laenu. Need oli kohe mitu ja ma ütlesin lõpuks juba nendele, et kuulge, et noh, et kas te taotlus olete teinud ja et te saate aru, et te saate laenu. Ei, jah, aga meil on töökohad ja meil on kõrged palgad ja siin ei ole see küsimus. Ja ei olnudki see küsimus. Küsimus oli just nimelt, oli selles, et kõigepealt hindaja hindab selle korteri mingisuguse väärtusega, olematu väärtusega, millest sa saad 70% küsida laenu. Juhul kui likviidsus on piisavalt hea näitaja ja sinna see lõpebki. Et täiesti noored tahtsid, ei saanud, et see on nagu korduv muster. Ja endal ka kopikaid ei olnud liiga palju, et seda oma vastutust parandada. No just nimelt, et siis aitab see, kui sul on ikkagi oma osa tagataskus on päris suur. Et sa võtad seda laenu ainult mingi portsukese juurde. Kaie, ma olen kuulnud, et Eestimaal ei ole liiga vähe neid, kes ostavad kinnisvara täna niimoodi, et neil ei ole mingisugust laenu vaja, aga see vist ei puuduta tingimata Hiiumaale kinnisvara otsijaid.
on siin ka neid. Üks töötav mikrofon, üks päris hea vahelduseks jälle. Et ma ütlen ka, et lõpuks tehing toimus nendel inimestel, kes ei vajanud laenu. Andres tõi siin mängu inimesed, kes tulevad ja teevad siin kaugtööd, nagu ta isegi teeb ja see võib-olla nüüd üks põnev koht küll. Kaie, kes on ostjate hulgas tegelikult näha ka neid, kes tõesti on rantieeliku eluviisiga, kellel siin maailmas on rahaasjad juba korraldatud, mingisugune dividend kuskil jookseb, mingisugune korter on üüril ja ta saab endale lubada Hiiumaal elamist. Kas selliseid ostjaid on ka tegelikult või ei ole? On küll. Kui palju neid on? No mitte väga palju, aga Nimed, isikukoodid, palun aadressid. ei tohi avaldada. No mida tähendab see, kui maakler ütleb, ei ole liiga palju? Palju neid aasta kohta tuleb? 10-15. 10-15? Jah, Nad vist ei osta korterit. korterit ei osta. Nad ostavad maja. Jah. Kus nad ostavad selle maja? Huvi pärast. Mis piirkonda nad vaatavad? Orjakus ei ole midagi müüa. No hea küll, neil on vähemalt unistused. On ostetud Kõppu põhiliselt. Põhiliselt Kõppu, huvitav teada, nii. Kõppu Kalana Luidest alates, kõik see. Enne Luidep võite ennast põlema panna, jah? Oi, ei, nii hull asi ei ole. Nii, kuhu veel? Vahtrepa ja see Ellamaa kant on Vahtrepa ja Ellamaa. päris nõutud. No Tahkuna ka, aga seal ei ole midagi eriti pakkuda. Tahkuna on juba tühjaks. Nii, Kärdla pole mingisugune ideaal, ma loen siit välja. Ei, ikkagi maale. Maale. Kui kaugel tohib olla naaber nende inimeste silmis? Mõnel on väga oluline, et naaber ei teaks, mis ta hommikul võileiva peale paneb. Nii. Aga mõnel on väga oluline see, et naaber oleks kõrval. Et kui teda ei ole, siis naaber hoiab silma peal. Selliseid unistajaid on ka nagu Allan Kiilil oli, kus läks ainult üks väikene sillakene läks üle vee, et siis keegi ei saaks nagu väga vaatama, mis seal võileiva peal on. Ei, päris nii. No tahaks kohe nii ära minna, et no keegi ei leia su tee otsa ka üles. Ei, päris nii ei ole olnud. Heakene küll. Mida veel eeldatakse? Palju seal maad peab juures olema? Vähemalt hektar. Vähemalt hektar, aga ei ole vastu ka, kui on 10. Ja seda kindlasti. Mis veel on oluline? Ma kujutan ette, et ilma internetita ei ole üldse mingisugust teemat. Ei, tänapäeval ei ole. Veel midagi? Ise on valmis aknaraamid ära vahetama või eeldavad, et see asi on siis juba tehtud ja korras? On nii ja naa. Mõned tahavad ise teha, mõned ootavad sellist, et võiks kohe sisse kollida. Igasuguseid on. Andres, kui on olnud vaja siit Hiiumaalt leida mehi, kes teevad mõne töö ära maja juures, ma ise seisin ka selle teemaga kõrvuti, aga ma huviga praegu küsin, kuidas sinu kogemused on olnud. Mõni töö suure majapidamise juures ikka on vaja aegalt ära teha. No see on nagu Hiiumaa värgiga üldse, et kui inimesed tulevad, siis nad ära ei lähe. Et kui sa oled leidnud ühe ehitaja, siis ta ka ära ei lähe, siis ta ehitab sul. Kui sa korra oled leidnud ühe korraliku ettevõtja või ehitusmehe, siis... Mitu aastat selleks läks? Mul näkkas kohe. Päriselt? Jaa. Järelikult on tema isikukood veel salajasem kui seene koht. Jaa. Nii et tema sisuliselt elab ja teeb kõik, mis vaja siis sinu juures ja saab elatatud oma naise lapse ja kõik ülejäänud ka. No ma arvan, tal on teisi kliente kindlasti väga palju. Aga kui on tekkinud selline usalduslik suhe kellegagi, siis see on väga väärtuslik. Ja mingit vähempakkumist ei kavatse küll tegema hakata, et lõpuks mingi osa rahast tuleb ikka Hiiumaale jätta ja see ei pea kõige väiksem osa olema. Kaie, missuguste reaalsete tehinguhindadega need unistuste majad, mis lõpuks siis ikka ehk leitud on või siis natuke kõpitsemist vajavad, on tegelikult läinud kaubaks? Need 10-15 inimest, kellest praegu räägime ja kellel ehk on ka raha niisama tagataskust võtta. Päris igasuguste hindadega on läinud. Võib-olla kõige odavam oli 49 000 ja kõige kallim. Sel aastal ei ole väga palju kalleid maja müüdud. On üksikud, aga kõige kallim praegu, mida ma mäletan, oli 120. 120 000 läbi 125. aegade? 175? Ei, läbi aegade. Viimastest aegadest? Läbi aegade kõige kõvem tehing? No mis võimaldas ikka 3 suve hoida jalad laua peal ja juua ainult mohitot? 470. 470 000? Kõpus? Tahkunas.
tahkunas, nii et ikka oli midagi. oli. See üks oli. No sellised tehingud ilmselt on äärmiselt haruldased ja siin ei ole üldse mingisugust küsimust. Kas andis tunda ka selle koroona ajal, paljud inimesed märkasid, et nendes portaalides, õigemini siis pigem sotsiaalmeedias, kus on Hiiumaale elama või siis ka Hiiumaa kinnisvara vist rohkem, jah, on peaaegu iga päev praegugi küsimusi, et kas keegi teab midagi, kõik kuulutused on läbi lapatud, tahaks ühte väikest majaka. Kas see huvi, see kasvanud huvi on kuidagi jõudnud ka makleri töölauale, tuleme korraks selle teema juurde tagasi? Oli kohe peale seda, kui me lukus olime, siis oli umbes kuu aega väga suur nõudlus ja väga palju rahvast käis vaatamas. Aga praegu ei ole seda enam märgata. Triin, tead sa veel kedagi, kes otsib samamoodi üht pesa, olgu siis üüriks või ostuks oma ringis? Siia või? Ei tea. Sa oled noor inimene, te algul otsisite koos oma elukaaslasega seda pinda ja siis elukaaslane veendus, et see on nõme ja mõttetu ja tema jäi siis Tallinnasse. Mitte päris ikka nii. Tal on kõik tööd tegemised seal, aga sina jäid visalt selle saare juurde. Kas sa suudad ka sõnastada, mis see fenomen on, mis ikka sind sunnib edasi rallima sellel teel, mis tundub nii tupiku moodi? See meri, see avarus, see vabadus, see selline... Mulle meeldib see aspekt ka, et siia saab ainult põhimõtteliselt praamiga. Ma mäletan ühte õhtut, kui ma koeri jalutasin seal sarve juures ja siis sõitsin peale 10 just sadamast nagu kodu poole ja vaatasin, nüüd on kõik, mitte keegi ei saa siia saarele enam täna õhtul. See on piiratuse, mitte avatuse tunne, nõus? See avarus, vaata, kui sa siin neid vaateid naudid ja rannas ma jalutan koeri, nii et vaatad ühele poole, vaatad teisele poole, mitte kedagi pole. Ja see on nii suur väärtus. Kujutage ette, kui saarlane ütleb, mis toob sind Saaremaale? See avarus, see meri, ainult praamiga saab siia. Kui kujutad ette Vormsilast, eks ole, see avarus, siia saab ainult praamiga, isegi perearst on meil nüüd ütleb Vormsilane uhkelt, eks ole. Aga mis see veel on? See on hea küsimus. Kas see on kuskil siin, mida ei peagi Saaremaa puhul on minu meelest see, et minul on Saaremaa on nii suur ka, et seal ei ole seda saare tunnet. Et Hiiumaa kuidagi see on hea küsimus, midagi on siin. Tegelikult on ju huvitav mõelda ikkagi, kuidas need inimesed siia satuvad, miks nad siin on ja miks paljud ära ei taha minna. Mul tekkis täna hommikul kell 10 ja 4 minutit üks mõttekäik. Võib-olla kogu see Hiiumaa kuvand on natuke kunstlikult püüdnud rippuda mingisuguste valede märksõnade küljes, aga tegelikult on ju mandrilased suuresti andnud hiidlastele ühe sõna külge. Ma ei tea, kas seda siin saare peal kasutatakse palju või mitte, aga see on seesama paradiisi saar. See on paradiis. Mõelgem nüüd korraks, mis asi on paradiis? Kas paradiis on paljudele või vähestele? Tõenäoliselt on see võrdlemisi vähestele, jah? Sinna peab ikka midagi head olema ära teinud, et sa saad sinna, jah? See on paradiis, sa unistad sellest kohast. Kas paradiis on avatud või suletud? Ei ole mingisugust kahtlust. See on suletud koht, kus on avarad vaated, kus on ilus. Kas tegeldakse paradiisi saarel turismiga? Või kas paradiisis on turism on teema? See on ju nii võõras sõna tegelikult. See on raha eest kellelegi külalislahke näo tegemine. See põhimõtteliselt on see tegelikult ju olemuselt vale. Ei, seal ei tehtud raha eest nägu. Vastupidi, seal tunti ennast ise hästi. Kas see süüa oli? Jaa, seal kasvatati õunapuid näiteks. Ja, kõik teavad, et õunapuud kasvavad paradiisis väga hästi. Eks mõned viljad lihtsalt ei ole nii ökod kui Hiiumaal, eks ju, ja teised. Järelikult, kas seal ei ole tegelikult see võti ka, et see, mis siin kasvab, peaks meid elatama tegelikult endid. Me peaksime rohkem siin tegelikult olema nagu iseenda jaoks olemas, kes kuuluvad siia juba või täna siin on. Ja see avatuse teema, et peame tingimata seda kinnisvaraturgu ka väljaspoole avama. Et kas see mõte üldse nagu on ilus või mitte? Ma ei räägi enam pragmaatilistest asjadest nagu kinnisvara müümine. Aga Andres, kui sa siia ka tulid ja kahtlemata sa ei solvu, kui keegi ütleb sulle kogemata hiidlane. Ma oletan, et sul tekib isegi hea tuju korraks, eks ole, võib-olla, jah, midagi taolist. Kas see tundub ka, et nagu sa tahad, et need ümberkaudsed ilusad krundid kõik asustatakse, siia tulevad toredad inimesed Tallinnast, Tartust, Jõgevalt, Kiviõlist, nii edasi? See oli ilus mõttekäik selle paradiisi teemal, et mõtlen järele selle üle. Nüüd, kui ma mõtlen, et millisena ma tahaks seda saart edaspidi näha, siis just kui ühelt poolt elan kaasa nendele inimestele, kes on ettevõtjad ja tahavad siin tööjõudu ja arendada ja teha suuri asju, kas 1000 megavatisid elektrijaamu või midagi sellist. Ja teiselt poolt ma saan aru, et selles suunas areng ilmselt sellest paradiisist mingi tüki ära viiks ja ilmselt pöördumatult.
jah, küsimus oli siis, et kas ma tahan, et siia ümberkaudu tuleb palju inimesi ja ühelt poolt inimeste vastu pole justkui midagi. Tore, kui toredad inimesed tulevad. aga kui õhtul ära lähevad, on veel parem. Aga õhtul ära lähevad, on veel parem, täitsa õige. Nii ongi. Kaie, nagu Priimägi ütleb, muidugi ma ei ole müüdav, küll aga ostetav. Ma saan aru, kui on äri, siis tuleb äri teha, eks ole, aga kas endal tegelikult on selliseid mõtteid ka, et pagan, ega mulle ei meeldi küll see tüüp, kes siia tuleb, et näeb siuke õudne dressides välja ja parem, kui ta ei ostaks seda kinnisvara. tegelikult tulevad siia ikkagi väga meeldivad inimesed. Tõsi ka? Tõsi. Nii et dressipükse pole ammu nähtud enam. No küll asi pole dressipükstes, aga kui me väidame, et ongi sellised inimesed, mis neid meeldivaks teeb? Kuidas nad välja näevad? Nad ikka inimese moodi või? Inimese moodi, täiesti inimese moodi. Nii, mis neid inimeseks teeb? Kas neil on viisakas kõnepruuk, head naljad, hea maitse või on neil palju raha? Nad on lihtsalt toredad inimesed. Keegi ei suuda ära otsustada, mis asi on esimene, mis teine Eesti. Seepärast ma küsingi huvi pärast, et kas nad on intelligentsed inimesed või nad on rahakad inimesed. Tihtilugu need vastanduvad, alati mitte. Pigem intelligentsed. Seda on ilus kuulda. Ja. Ilmi, kas need uued naabrid, kes on tekkinud siia Hiiumaale lähemale või kaugemale, vastavad nendele kirjeldustele? Täitsa hea küsimus, et ma tegelikult elan praegu oma sünnikodus uuesti Kaigutsi külas. Ja Kaigutsi külas on tulnud viimaste aastate jooksul päris palju uusi inimesi meile sinna elama. Kas on nad siis tulnud kuidagi oma juurte juurde või nad on hoopistükkis ostnud. Ma ei tea, kas Kaie on Kaigutsis ühtegi objekti on müünud. Ja ma pean kinnitama neid sõnu, mis Kaie ütles, et need on kõik toredad inimesed ja need on kõik toredad pered. Ja mitte kordagi ei ole olnud midagi niisugust, et nad on võõrad või nad on imelikud või nad on ebameeldivad. Et täna hommikul just enne, kui ma siia tulin, ajasin juttu oma suhteliselt uute naabritega, kes ostsid naabertalu ära ja nad investeerivad sinna nii palju, nad korrastavad, nad teevad selle nii ilusaks, selle vana rehetara ja selle vana sauna, et ja tegemist on täiesti elujõulistes aastates perearstiga, kes võib-olla mõtleb, et äkki ma tulen ikkagi veel Hiiumaale perearstiks. Et mina olen nende uute inimeste suhtes küll praegu väga positiivselt meelestatud, et meie kogemus on see, et nad on toredad inimesed. Kui jutt on perearstist, mis ta hakkab siis mandri peal tööl käima või? Ei, ta töötab praegu mandri peal, aga ta mõtleb selle peale, et ta võib-olla tuleks, ta on niisugune suvehiidlane praegu. Ma ei ole väga kuulnud, et Hiiumaal oleks perearste praegu üle, pigem on puudu, et see jääb nüüd hinge peale selle härra või proua ära rääkimine. Ta mõtleb selle peale, et tulla ja jääda päriseks ja tulla meie perearstiks tööle. Et ja eks neid näiteid on kindlasti teisigi, et tõepoolest ma ei välista, et kuskil on selliseid omanikke, kes on mingisugused ebameeldivad, aga mina neid näinud ei ole. Andres, kui me räägime turvalisusest ühest selle saare märksõnast, siis kas need 12 aastat on toonud ebameeldivaid kogemusi? Ütlen, et ei ole ja mõnes mõttes, kui see valik Hiiumaa kasuks sai tehtud, ei olnud see justkui argument, see turvalisus. See on olnud hästi positiivne üllatus. Et kui hästi vabalt võib ennast siin tunda, ilma kartmata, ilma et pead uksi lukustama või midagi sarnast tegema. Et ma väga loodan, et see nii ka jääb ja igal sellisel juhtumil, mis siin juhtub, tuleks nagu silm peal hoida, et seda juhtuma ei hakkakski kunagi. See on nagu väga suur väärtus. Triin, kas sinu jaoks on see argument või ei? On ikka, kindlasti on, jah. Ja just selles mõttes, et sa võid nii-öelda luuata või luuaga minna uksest välja või mingisuguses muus mõttes. See turvalisus, see on ju tegelikult lai sõna. Ma toon ühe väikese mõttekäigu, mis eile sai arutatud ka ühes meeldivas keskkonnas õhtul. Turvalisus keskmisest eakama inimese jaoks. Juba siit tuli välja, et meil on ka keskealised inimesed, kes tulevad siia. Paradiisi lõpuks saabki ju pärast päris elu. Ütleme natukene päris surma, siis ei küsita sinult, kes kuhu sa tahad minna, eks, siis pannakse sinna, kuhu sa oled ära teeninud, aga enne võib ju jätta endale illusiooni, et me saime paradiisi. Järelikult need on siis inimesed, kes on natuke kauem siin ilmas elanud, juba üht-teist näinud ja teinud. Ja kui nad nüüd tulevad siia, siis mul meenus kohe jälle Jüri Mõisa lause, et tema tahab elada mitte rohkem kui 3 kilomeetrit haiglast. Tema iga on selline. Iga hetk võib midagi juhtuda ja siis ta ei taha ära surra.
võib-olla see on nüüd koht, kus Vormsi jäetakse kohe kõrvale, kus Ruhnusse ei minda, vaid tullakse surema Hiiumaale. Et selline võimalus on ju tegelikult olemas, et Hiiumaa, kes praegu mõtleb jälle, et kas anda mingisugustele Kõrgessaare naljatilkadele seal võimaluse mingisugune kahtlane asi püsti panna või tegelikult minna õiget teed pidi. Ehk siis see asutus, mis siia võiks tulla, mida võiks toetada ka vald ja mida võiks suureks plaaniks nimetada, nagu Eesti ehitas ERMi, eks ole, tervikuna. Kas see võiks olla mingisugune koht, küll tullakse siis mujalt ka, aga kus on olemas tõelise kõrgetasemeline raviüksus. Ma ei pea silmas seda, et see Kärdla haigla peaks nüüd kehv olema, küllap ta on ka PERH-i all läinud järjest paremaks, aga et see oleks see koht, see plaan või osa turvalisusest oleks ka nagu täidetud. Ilmi, kuidas selline mõte võib-olla on, ega see ei ole mingisugune uus mõte, aga et see oleks täiendavalt nagu turvagarantii inimestele, kes ei ole oma tervisele enam nii kindlad. Ja seda mõtet on mõeldud ja arengukavades on sama kaua kui seda üürikinnisvara asja. Aga ütleme niimoodi, et räägime siis praktikast, et kuidas see siis siia tekiks. Ehk siis me hakkame rääkima nüüd kinnisvaraarendusest, mis mitte mingil juhul, nagu Elmo ütles, ei tasu ära Hiiumaale. Siin me jõuame nagu sinna välja, et kes miljonär on, kes tagant taskust selle raha võtab ja selle teeb. Järelikult polegi midagi arutada, kuna keegi niikuinii ei taha siia midagi teha. Kas see on nüüd tulemuslik arutelu? Ütleme nii, et ärme välistame, et tekib missioonitundagi inimene. Väga paljud asjad siia Hiiumaale on tekkinud kuidagi niimoodi, et mõistuspärast niisugust kalkulatsiooni seal taga ei ole, aga mingi emotsiooni asi. Õige, niimoodi on terve kaupluse ketid tulnud siia. Kaupluse ketid, plastitööstused, ühte, teist ja kolmandat. Andres, kas sellised hullud pigem tekivad maailma juurde või hakkavad varsti otsa saama? Mulle tundub, et neid jääb vähemaks küll. Reegleid tuleb rohkem ja neid reegleid tuleb palju rohkem. Millistest reeglitest me räägime? Kui ma mõtlen ettevõtluskeskkonnale mingi 20 aastat tagasi oma valdkonnast, mis on energeetika. Võin öelda, et asju oli lihtne teha, siis nüüd on seadusi, reegleid, süsteeme, kauplemissüsteeme, börse, turgusid nii palju ja need reeglid on nii palju, et iga uue asja alustamine on järjest keerulisem. Ehk siis see on üldine trend, et siin ei ole, see on kogu maailmas vist nii, vähemalt Euroopast. Kas siis südamed on muutunud ka inimestel väiksemaks koos selle reeglistikuga või? Ei, süda võib suur olla, kui reegel pigistab, siis ei mahu süda sinna ära kuhugi. Ratsionaalne mõte tuleb ikkagi vahele ja midagi ei ole parata, ei tule otsa kokku. Ja. Aga haigla Hiiumaale, PERH Hiiumaale tuua, geniaalne mõte. Ja osakond Tallinna. Ja, lennukiga hakkavad nii. Siis Tallinnast oma tõbiseid sinna viima siin. Kui vaja on, see on muidugi vahva. Üle Eesti me näeme, et tehakse väga ilusatest paikadest, tehakse hooldekodud. Hiiumaal on üks Tohvri ja jällegi on natukene julmad müüdid sellega seotud, kuigi ma nüüd käisin ise seal koha peal ära, ma pean ütlema, et see on üks väga tore koht. Ja seal ei ole vist kunagi tühja kohta. Seal ei ole vabu kohti, seal on järjekord ja inimesed surevad enne ära, kui nad jõuavad üldse sinna teenusele. See ei ole isegi huumor, see on lihtsalt niimoodi. Miks ei kerki siia midagi sellist? Turg on ju olemas, kas siin on jälle mingisugused reeglid ahistavad. Mujal me näeme, nüüd ju kerkib. Kas Hiiumaa ei ole täpselt see koht, kuhu tahaksid inimesed tulla sõna otses mõttes surema? Andres? See on noor mees, nüüd isiklikult võtta. Noored mehed läksid kõik merele, et siis vanemad nagu saarel ikka jäeti, kes võrku lappi või arvamusfestivalide juttu rääkima. Nojah, jällegi ilus mõte. Nii ilus, et ei ole midagi juurde öeldagi, ja kui see siis kunagi peaks saabuma ja siis mingi masin seda natuke pikemaks venitab, siis ma ei tea, kas see on nagu hea või halb, sõltub igast inimesest individuaalselt, aga jah, see on mingisugune turvalisuse risk kindlasti kaugel saarel, et kui midagi juhtub ja juhtub mitte ju ainult vanemate inimestega, juhtub ka noortega, kui midagi juhtub, siis isegi kui see ei ole erakorraline, vaid see on korraline juhtum, siis hiidlasel nii-öelda arsti juurde saamine, tallinnane istub bussi või autosse ja on veerand tunniga PERH-is, eks ole. Ja Hiiumaal sa pead planeerima seda sõitu ja praami ületamisi ja muud liiklust ikkagi 2-3 päevaseks. Et see ei ole hea. Järelikult peaks haigla asuma Tihu järve kaldal. Siis oleks üsna keset saart ja igalt poolt oleks sinna 5 minuti tee nende ilusate autodega, mis siia Hiiumaal on hakanud tekkima. Ja küll, vaatame veel. Kui inimene läheb elama Mustamäele, noor inimene, siis ta ütleb, et see on üks etapp tema elus. Ta ütleb selle otse välja, ta elab seal paar aastat, kas siis õpib või lihtsalt kasvab sellest Mustamäest välja. Aga kui Hiiumaale tullakse, Kaie, kas sa oled tähele pannud?
kas inimesed tulevad kahe siia elama plaaniga, ma ei räägi nüüd üürikinnisvarast, aga tulevad siia elama plaaniga, et kunagi veel kolin siit edasi või tegelikult tullakse Lõppsadamasse, noh mõttes vähemalt. No muidugi altari ees öeldakse ka, et igavesti ja nii edasi, eks ole, lõpuks on jälle järgmine pulm, aga no ikkagi, kuidas tundub? Pigem on sedapidi, et ostetakse praegu, käiakse suvitamas ja kunagi me tuleme siia elama. Sedapidi on. See on jube jätkusuutlik mõte ju, see kohutav sõna küll, aga see on ju täpselt see, et juba panime midagi idanema siia. Ja just. Kartul on sõna otses mõttes maas, ehkki kärbub, eks ole, jah? Aga ta on valmis see põld. Ilmi, kas need naabrid, kellega õnnestus rääkida, on kuidagi samapidi või ma ei tea, kui pikk see vestlus teil oli ja palju te veini jõite, aga ikka võib rääkida. See on sama näide jah, sellest, et kindlasti neid näiteid on siin Hiiumaa peal veel. Kusjuures ega nad siis, kui nad selle kinnisvara soetasid, siis ütlesid nad, et neil ei ole veel seda mõtet üldse, et nad ikka soetasid sellepärast, et nii tore ja nende ideaalpilt oligi see, mitte nii nagu sina ütlesid, et mets ja mis ja värk, vaid nende ideaalpilt oli see, et see on rookatusega maja ja seal kõrval. Ja ma tahan ka sellist. Jälle üks püga meil juures. Meil üks Kaigutsi külas just üks müüdi ka niisugune ära. et see oli nende mõte, et see on see koht, kus ma tahan sealt Tallinna sellest kärast ära tulla ja puhata ja tunda selle õue peal ennast nagu mõnusalt. Ja turvalisus oli argument ka, et Hiiumaa. Aga siin olles lihtsalt, nad olid esimese suve ära, siis nad ütlesid, et miks me ei võiks üldse siin elada? Okei, ma ikka praegu olen veel seotud igasuguste lepingute asjadega, aga ma ei tahagi siit ära minna, et see tekib siin nendel suvehiidlastel. Lõpuks, mis vahe on, kas arstid nüüd seda Tallinnast või Hiiumaa haiget inimest? Mõlemad on ju suhteliselt virila olemisega, ma olen tähele pannud. Kusjuures juba pöörduti tema poole, kuna meil on siin probleem perearstiga käinas, et nimistu tuli, lõppes ära, eks ole, ja perearst lõpetas töö ja tuli leida uued perearstid. Juba tema poole pöördutigi, et mis siis, et sa oled Tallinnas, aga kas ma juba võiks tulla sinu nimekirja, et siin on raskusi sellega, et nii on. See on ju tegelikult ju tõsine salaplaan, me saime siin täna teada, väheste inimestega ja see ainult kantakse üle ka see, ma saan aru, see arutelu, ehk siis liiga avalik see ei ole, aga kui täna joostakse sisuliselt see talumaja maha, lihtsalt öeldakse, et kuule, et nüüd ei ole teist varianti, tehakse mingisugune hiiukett selle maja ümber, eks ole, et siit see enam ära ei lähe. Kas see ei olegi mitte kõige suurem kompliment sellele inimesele, mis sunnib tema otsust 3 aastat lähemale? Nii on jah, just. Aga muidugi, eks tema ootus on ka see, et ühtlasi tuleb ka planeeritav Kärdla haigla ja Kärdla perearstikeskuse ühisprojekt valmib, et seal on ka mingeid eeldusi. Triin, sina oled noor inimene ja pangad muudkui sõimavad, et noored inimesed üldse ei mõtle oma tulevikule, aga sina näed siin ka juba seda kohta, kus sa tahad olla vana ja kortsuline ja kole, jah? Mina olen võib-olla, ma ei tea, kas nagu mingi teistsugune näide, aga mina mõtlen väga sellele ja et ma kuidagi nagu, pigem meil on olnud elukaaslasega neid tülisid mitmeid, kuidas mina mõtlen ikka. Teab, mehed on nagu trammid, tulevad ja lähevad. Kas mõne mõistlikumad ka veel kuskil? Et tahaks siin ikkagi sisse seada end ja pere luua ja töö leida ja jäädagi siia. Kes praegu seda vaidlust juhib? Seda on raske öelda. Mis teil see vastu on siis nüüd siis, jah? Kas te ei leia Hiiumaal tööd või ta ei taha siit ära tulla? Üks suur probleem tegelikult on see, et kontaktide võrgustik, et ei ole nagu, mina olen me tulime enne koroonat ja siis tegelikult tema perel on siin ka selline nagu koht, kus me oleme nii-öelda suvitamas käinud. Ühekordselt akendega ühesõnaga, jah? Ei, see on aastaringselt kõlbulik, seal oleks suurepärane elada. Igal juhul. Ja siis, aga mina olen neid tutvusi siin nii palju leidnud, aga temal on nagu pigem see küsimus, et ei ole neid inimesi ja töö ja sõbrad ja kõik on Tallinnas, et kuidas leida neid uusi tutvusi. Kas ta ootab, et talle antakse selline tore märkmiku formaadis asi ette, mille peale on kirjutatud kontaktide võrgustik. Siis tema hakkab seda lappama ja siis tuleb. Äkki tuleb töötaja natuke selle nimel? Ei, seda ta ei oota, aga me olemegi näiteks mõelnud, et huvitav, et kas siin võiks näiteks teha mingi uus hiidlaste sellise mingi grupi või kuidagi sellise kogukonna, et nagu leida ka need teised uued ja need noored ja kuulda nende lugusid, et kuidas nad on siia tulnud ja ennast sisse seadnud ja nagu sellist tugi.
väikene tugiüksus, uushiidlaste kogukond, ega sellise asja loomine Facebookis võtab ilmselt mitte üle 4 sekundi oluliselt, et tehke see ära. Perearsti saamine on palju keerulisem, ma võin sulle öelda, jah. Nii et, aga see, et on noor hiidlasi, kellega neid kontakte vahetada, on jälle ju vahva. Me ei võtnud veel vanuseliselt lahti. Kaie, kas noori on ka nende seas? Ma ei tea, Triin, kui vana inimene on noor, ütle meile kõigile, me ei pahanda su peal. Kuni mõni tahab 60-aastaselt sõita ka õpilaspiletiga praegu bussis juba tänapäeval, aga 35. Palju on kuni 35 aastaseid? Võib-olla see point ei olegi nagu see, et just nagu noor, aga ütleme uued tulijad, et lihtsalt leida neid inimesi, kes on ka siia tulnud ja kuidas, miks nad siia sattusid ja mis nagu neid lugusid, et nagu see on hästi oluline. Kaie, palju neist on noori, palju neid on siis, kes tulevad siia Lõppsadamasse oma kalli kaatriga? Tegelikult enamus on ikkagi nooremapoolsed. Neid vanu, kes päris juba Lõppsadamasse tulevad, neid on suhteliselt vähe. Nendel on juba midagi sellist olemas. Aga no ma ei oska praegu siin niimoodi välja tuua. Protsenti võib olla. Andres, sinu vähetuntud poeg käib ka aeg-ajalt Hiiumaal, et ma olen teda praavi peal näinud, et kas tal on ka mingid tunded tekkinud või on tal ka sellest väikesest kontaktivõrgustikust tulevikus abi või ta käib siin lihtsalt nautimas, et tema isa teevad natukene singi võileiba? Lühidalt öeldes jah, ta otsib küll, jah. Otsib? Jah. Mida tema otsib? No seda sama, millest siin räägitakse. 2-kordsed aknaraamid, üksik koht? Ei, avarust, paradiisi, suletust ja kõike muud, mis on nii vastuoksuslik, aga lõpuks on nagu tähendab Hiiumaad. No tal peaks raha ka olema, vähemalt äripäev ütleb nii. Nii, nüüd jätkame teisel teemal. Küll, aga küsimus on selles mõttes, kus see tema prioriteetide kohas praegu on. Tegu on tõesti noore mehega, kes ilmselt teeb veel töid, aga kas ta tegutseb ka selle nimel või unistab? Te peate temalt küsima seda. Hästi. Kas neid muidu neid unistajaid... Ma küsin küll, aga siis räägime nendel teemadel. Kas neid unistajaid, kes käivad sul siin õue peal ja vaatavad seda merd ja avatust ja kõike muud, et kas need lõpevad vahetevahel ka mõne teoga, et no nii, täna jäi mu süda siia ja nüüd hakkame tegutsema? Otseselt mitte. Lõpevad sügiseks ära need jutud, et kevadel jälle alati, nagu ikka? Sellist mõtet, või neid mõtteid, millest me täna räägime, on ju paljudel kuskil sopis. Paljud need nüüd realiseerimiseks lähevad, et paljugi, mis tahetakse, aga elu on võib-olla kuskil mujal. Ja selleks peab olema ikkagi mingi... Jaa. Et neil pole vaja midagi siia soetada, et nad saavad alati, et nad tulevadki meile. Laud on kaetud alati, jah? Te räägite muuseas perearstiga. Meil oli Tiinaga enne kokkulepe, et ma ei räägi teda sisse midagi sellist, et ta peaks sõna võtma. Nüüd ta võttis ise, eks ole, sõna, ma saan öelda. Oota, perearstiga siis Hiiumaalt või tulevaselt Hiiumaalt? No see on nüüd... Aga meil on uus teema siis. Kuidas selle Hiiumaale tulekuga siis on? Võib-olla kunagi on. Järgmine suvi? Ei tea. Viin teid Kaiega kokku. Ta otsib ilusa metsatükki, mis veel ei ole ülehinnatud. Tal ei ole vaja kokku viia, me elame koos, eks. Väga hea, aga kinnisvara asjus olete natukene toppama jäänud, nii et uusi tehinguid tuleb teha. Küll, selle jutu lõpuks, Kaie, praegu on midagi väga head saadaval Hiiumaal. Et kohe on siuke asi, et no miks keegi ei ole tulnud veel, on jube hea pakkumine. On? Kaigutsi maja. Kaigutsi maja, seesama, kus naabrid praegu elavad või? Ei, seal on veel üks saadaval. Veel on üks maja saadaval, jah? Üle naaber. Kas on täpselt selline, nagu me siin kirjeldame? Just, rookatusega. Rookatusega. Ja ülikine interneti võimalus. Ja jälle on 1-0 rohkem hinnas kui vaja või? Ainult kuidas Kaigutsis veega oli? Joogiveega. Inimesed tulevad arvamusfestivalile selleks, et küsida maakleri, kas see vesi on vähe? Ja on puurkaev. Ei, meil ühed tuttavad lihtsalt elavad Kaigutsis, nad räägivad, et nad peavad joogivett tooma mujalt, et seal see vesi on väga hea, jah. Kuule, täitsa rõõsa on ilmi, vaata teda, eks ole. Siis peab vaatama tulema. Selle veega saab väga hästi elatud. Nii et aeg-ajalt ikka tuleb? Jah, tuleb. Aeg-ajalt tuleb. No nii, Andres, 10 aasta pärast rahulikult vaatad seda sama vaadet? Ma arvan küll, et kummaline on see, et nagu ma ütlesin, asjaolude sunnil 5 kuud siin koha peal olles, siis aknast välja vaadates on iga hommikul täiesti uus pilt. Et see on lihtsalt nii põnev. Et ma arvan, et 10 aasta pärast on sama põnev. Läheb see pilt järjest ilusamaks või ta lihtsalt vaheldub? See vaheldub. See ongi ilus? Täpselt. Ilmi, mis sinu aknast paistab?
lõuna poolt paistab tohutu avarus, päike tõuseb sealt, läheb sinna, seal on sookured, seal on udu tuleb õhtul kaugelt metsa äärest, hakkab tulema, jõuab lõpuks õunapuu aeda. Te ei kujuta ette. Aga põhja pool küljes on naabrid, nii tore ja vasakul paremal ka. Arst on kiviga visata, mitte et tahaks. Jah. Aga kuidas maakler elab, mis tema aknast paistab? Nii palju on valida. Mets paistab. Mets paistab, igast aknast, jah? Igast aknast. Mulle ka meeldib mets hirmsasti ja vesiroosi tiik. Triin, sina jääd viimaseks, mis sinu aknas peaks paistma, aga nüüd sa ei pea tagasi hoidma ennast. Sa võid öelda, et ühest aknast üks koer, teisest teine, aga mõtle nüüd vaate peale rohkem. Vaate või? Ma just mõtlesin, et ma veel tahaks lambaid endale üks hetk. Lammas paistab, hiiglama jääme ja lammas lihtsalt paistab tervest aknast, jah? Aga ei, mets, ma olen metsainimene pigem. Mets. Ja noh, muidugi meri võiks teisest aknast paista. Kui juba kõike saab. Kaie ju teab seda kuulsat ütlemist. Eestlane tahab elada kesklinnas, metsa sees ja mere ääres. Et siis on kõik tingimused täidetud, nii et paluks selline maja. Triinule kontaktid kokku, kes on haige, läheb perearsti juurde ja niimoodi see asi täpselt käibki. Lugupeetavad, on kruuside üleandmise aeg. Katrin, kõik täname neid vahvaid rääkijaid. Suur tänu teile. Nii, Triin. Kohe siis silla poole, jah? Ilmi, aitäh. Kohe tuleb kruusid ja meid saadetakse üks pilt ka veel teha, kus me siin kõik oleme. Aitäh, Kaie. Aitäh, Andres. Meeldiv kohtumine.